Nii, läks. Nii, me siis jätkame oma Luuleraadio saate teist köidet. Ma üritan panna nüüd taimeri käima, et meil ei laamendaks 1,5 tundi järjest. Masin käib, et järgmine osa on meil siis juubilar. On ikka juubilar, kui varaks ta sai meil siis? 100 saab, 30. aprillil. Uno Laht saab 100. Ja kes ei tea, kes on Uno Laht, siis ma mõne sõnaga refereerin tema elulugu. Oli selline kirjanik, astus 40. aastal hävituspataljoni ja siis pärast sõda töötas, see oli KGB või NKVD, püüdis metsavendi. No ühesõnaga siuke verise, jõleda elulooga ja kuidas see oli, mis aastal, kas ta kuskil 46 siis tulistati inimeste tapmise ja tagaajamise jaoks kõlbmatuks. Mis siis juhtus, seda ma täpselt ei tea, aga midagi seal siis. Ma hakkas siis kirjutama. No võib-olla küll jah. Ja see, mis ta kirjutas, tegelikult ei olnud ju mingi kõnts. Ta oli oma aja kohta väga siuke vaimukas. Mina mäletan teda inimesena. Sai ju temaga, kusjuures ta oli inglise filoloog. Inimene. Jah, ta sai sõjas haavata ja siis ta õppis kuskil, ma ei tea, ala Samara ülikoolis inglise filoloogiks. Ta oli filoloog, luges inglise keeles, haritud inimene. Ta oli väga meeldiv, näiteks temaga sai kohtuda, mäletan ühte episoodi kuskil kirjanike maja ees oli niisugune kamp noori kirjanike, Jürgen Roost oli väga härga täis ja tegi seal mingid kung fu liigutusi ja Laht oli just sealt kirjanike majast välja või läks sinna sisse ja vaatas, ütles, ärge tehke selliste asjadega nalja, inimene on väga võrd. Tema nagu teadis seda asja, et temast ilmus ülemineku ajal neid asju, mida ta seal korraldas, ühesõnaga seda vägivalda oli seal ikka nagu küll ja veel. Ja temast oli väga intelligentne, väga meeldiv inimene, hea suhtleja, soovitas alati mingit kirjandust, mida eesti keelde ei olnud tõlgitud, eks ole, see oli, mida inglise keeles luges. Kui sa ei teadnud temast, kes ta oli, ülimalt nagu sümpaatne ja siuke meeldiv mulje. Igatepidi. Ega loomingule, kui mõelda, et ta oli ju selline, mis ta oli 50-ndatel vist algas tal see kirjanduskarjäär. Ma vaatan siin, mis kell need viimahambad siis ilmusid, see oli meil, ma arvan, et 53 näiteks. Väga sügav. Jah, 56 ja Romulus Tiituse karikatuuridega. Mitte illustratsioonide, vaid karikatuuridega. Et selline omamoodi fenomen ja see on see Eesti kirjanduse raske pärand, et meil on ju mitte ainult Juhan Smuul, kes ei ole kööditaja ja neid hävituspataljoni võitlejaid seal veel nagu Rauad ja Hiired ja kes nad meil kõik olid, Sõgelid. Sõgelega on ju see väga tore asi, et see Sõgeli kirjanduslugu, ega ta seda muidugi ise ei kirjutanud, suures osas on see teiste kirjandusteadlast, on minu hinnangul siiamaani, mitte ainult kõige mahukam, vaid kõige põhjalikum ja väga sageli ka kõige objektiivsem kirjanduslugu. Et seda sotsialistlikku huugamist seal on kuigi palju. Ma vaatasin, ma tegin katse. Ma võtsin Jaan Oksa kohta kõikidest kirjanduslugudest, mis mulle kätte sattusid artiklid lahti. Enamus on neid väga nagu pinnapealsed, väga väikesed. Sõgla teoses, kui paks meil teosed seal on seal kaamera ees, mis praegu ei näe. Et kõige põhjalikum artikkel üldse. Erialased asjad muidugi nii, aga kirjandusloo siuke autorid käsitlev lõik nagu superluks, aga Jaak on sul mõni teksti näide, et mis me siis nii väga eluloost räägime. Elulugu on jube ja raske. Ta on ikkagi luulekogusid on tal 10, minu on meil ilmunud ja need on ikka kõik väga vägevad ja tal on suhteliselt pikad luuletused, lühikesi on. Ta on ikka paarileheküljeline luuletus, on ikka tavaline. Aga seal juures on neid väga huvitavaid vaatuksid. Võib-olla võtaksin kõige varasema, see on 56. aastast väga tavalisel teemal. Selle pealkiri on Maimarss, on kirjutatud 54. aastal. Meie tänavuaastane mai juba mullu septembris sündis. Ta on päevitunud, õlgadest lai ja praegu teeb kevade kündi. Praegu teeb kevadist kündi. 1-2, oma jagu vähenes põllundusmaks. Olgu vagu, künname sügavamaks. Et kaupadest kubiseks poed ja laod, pikemad vaod, kadugu kaod. Et normipäevadel kasvaks vats,
mullad me muudame rammusaks 1, 2, 1, 2. Ai, näe, kui krapsakas mai. Kus ta küll sellise julguse sai? Tühja ei praali, külvab kaalit. Kritiseerib külviplaani, agronoomi ja rajooni, maha kampaaniad, narrite maad, kuhu jäi lubatud superfosfaat. Brigadiirile kupatab pähe, miks on meil põllu peal rahvast nii vähe. Piimavedajad, nahavedajad, lüpsikupesijad, paberimäsijad. Saada nad vedama lautades sõnnikut, ongi meil sügiseks issanda õnnistus. Küll on rahutult nakatav vaim, maarahva tänavuaastane mai, toitekuubikud lavasse tuubitud, värsked kurgid väetisest purgis võrsuvad reas. Väga hea, tomatitaim õilmitseb mais. Vangutab pead, kapsapea, kartulid ruudus, see veel puudus. Mesik ja mais jällegi ruudus. Isad harkadraga elatud said, nüüd on kombain, ai. Vangutab pead, kapsapea. Meil tänavuaastane mai juba mullu septembris sündis, ta on päevitunud õlgadest lai ja praegu teeb kevadist kündi. Ja siin on siis naistraktoristi pilt, kui keegi seda näeb. Ütleme, selle aja luule kohta ei ole see sugugi mitte halb. Ma kujutan ette, et kui tänapäeval keegi midagi sellist kirjutaks, ilmselt ta nagu suure luuletaja arvesse ei läheks. Aga see ei häiri. Siin on häid kohti, nagu see õlgadest lai mai, väga hea seos, siuke naistraktoristika, õlad, nii ja naa. Seal kritiseerib agronoomi ja kõik värk. Need on leidlikke kohti, väga sellist nagu rõvedat muda ei ole. Annet on ilmselgelt näha. Et sellisena täielik fenomen. Ja ta oli ka kriitiline või selles mõttes, see on selline leebeke, see on ju, ütleme, see algaja luulete asi, 54, 1 aasta pärast Stalini surma. Õudus oli ju veel tegelikult siin täies hoos. Et tähelepanuväärne, ütleks. Mitte just geniaalne, aga tähelepanuväärne. Nii, ma vaatan, mis mul siit näppu satub. Veidi filosoofilisem asi. Sentents ütlemise asjus. Öelda võib otse, öelda võib mööda. Kuidagi moodi kõike võib öelda. Tõde ja valet. Vaikselt ja valju maailmas öeldakse pagana palju. Ent kõige öelduga maailm ei kata mõtteid, mis öeldakse ütlemata. Ja siis hoopis teisest vallast laste luuletus. Nuri pildindus. Kakaduu läks kakamaia kakale. Makaduu läks makamaia makale. Mammaduu läks puudrimaia krohvile. Papaduu läks suurdemaia kohvile. Aga väiksed jukud-jussid panid jalga trepid sussid, pesid puhtaks näod ja suud, läksid lapsed lastemaia, lauldes rõõmsalt kakaduu. Et ilmselgelt on niisugune pila nende teatud tüüpi lasteluuletuste kohta, mis ühel hetkel ju siin need lasteluuletajad ju kirjutasid, et seda sorti. Võtaks ühe elupildi, mis on nagu veidi sellist, ta ei ole nii standardne nagu selline kevadkülvi naistraktorist, mustlanna. Narvas söökla ukse ees peatas mind mustlanna. Anna käsi, seltsimees, vasak käsi anna. Puiklen vastu kõigest väest, ei ta sellest hoolinud, juba haaras kinni käest, uuris elujooni. Juba voolab sõnavool justkui Narva juga. Näen, mis saatus sulle toob, näen, sa otsid tuba. Alguses on pisarad käimist palju kordi, pärast suure kisaga antakse ka order. Ilus tuba nagu pilt, aga pea siis silmas, koli sisse silmapilk, muidu jääd veel ilma. Ja su teised soovid ka, muide lähevad puha, täide lähevad puha, varsti võidad loosiga täpselt 100 000. Väljapääsu otsin ma, hoiatan mustlannat, mitte ühtki kopikat sulle ma ei anna. Silma valgeid välgutas, pilguga mind nuhtles, kõrvarõngaid kõigutas ja siis vastas uhkelt. Kopikaid ei kerja ma, kui ei anna rubla, eluaeg ei leia sa omaette tuba. Et selline
selline luule, mitte halb. Kas sul ka midagi on Leonora sealt leidnud? jah. Vana prostituudi mõtisklus. Whitechapeli tänava nurgal nõjatus ta, pensioniealine ilma klientideta, oranžiks värvitud peaga. Kimp saatust kähisevalt kurba, mis enam pimedatki ei peta. Tänavalaterna kumas maast võetud Timesi külge ta veeris. Mõnd tuttavat tunast sealt leidis ning neelatas sülge. Väärt härrasmeestega magas siis, kui veel debüteeris. Mr. X-i ametiposti uut nimetati täna. Mr. Y lendab UNESCO konverentsile, veeris vana prostituut, sest pime oli tänav. Varjud langesid rentslile. Varjud kehkjates frakkides, kui olnuks kõik alles eile, püüdlikud eluvennad vahvalt kogutamas reas. Ammu kustunud mõtted ärkasid pehkinud vrakis. Ikka veel makstakse neile, ikka veel müüvad ennast, ikka veel äri ei lõpe, rahva ja kodumaa heaks. Küsimärk tegelikult. Rahva ja kodumaa heaks ei või. Selline kapitalismi kriitika oli ju Majakovskist peale väga kas ta oluline. käis? Kas sa rääkisid? Ma arvan, et ta käis. Ta käis välismaal, aga mitte väga palju. Sest Einar Sander on teda kahtlustanud selles, et ta oli mingi agent ja ajas välismaal mingeid asju, aga sellele väidetakse vastu, et ta ikkagi nagu käis nii vähe välismaal. Et vaevata nüüd mingisugune siuke välismaal töötav KGB oli. Et kes seda teab? Arhiive ei ole lugenud ja ilmselt võib-olla ei saagi lugeda. Ja siis üks niisugune mälestusluuletus. Pärast surma saad sa oma laeva. All Martin Lutheri tinase taeva rong kõik pikem on, kui kunagi koguva punavoor. Orkester taob vaske, viht ladiseb ladina keeli. Status quo, status quo, status quo. Ja Juhan läheb jalad ees. Ei laastud padjaks, ei kuusepuust kuue sees. Kirstun tammine, patjadel ordenit kantakse. Kel palju on, sel palju antakse. Fortuna lainelised lokid. Juhan, ma ei võta ennast jokki, isegi su mälestuseks mitte. Lihtsalt istun sumiseva baari pukil, kujutlen su soo ja küünar nukki, nagu tänagi sul oleks linna luba. Meie põlvkond tunneb musta ust. Enne esimesi naise hellitusi, enne rindelehe värsi tellimusi, enne oma tuba, oma kodu, enne kuulsust, kuulujutu risu, enne veel, kui üldse aimasime elu sisu. Saime surmalt endale ajapikendust. Meie põlvkond tunneb musta ust. Aeg suur ja karm kui kotka tiivul peast lendas uhinal. Härm juustes lähenesid nukrad viivud, et õunapuudelt oksi murda. Järvesuu poisid on ammu agronoomid ja sovhoosidirektorid. Mitmed sel hetkel su kannul on teenelised. Aga sina oled Toonela teeline. All Martin Lutheri tinase taeva vihm ladiseb ladina keeli. Status quo, status quo, status quo. Pärast surma saad sa oma laeva. Laevanäoliselt uljas ja noor, diiselmootori rütmiga südames hakkad trotsima tormi ja tuult. Ja veel kaugetel paralleelidel lõhnab luulest, merest ja heeringast sinu nimekaim Juhan Smuul. Ma arvan, et siin kirjandushuvilised tundsid ära väga palju klassikat. Ei, ma vaatan, et see on kirjutatud 71. Ja see on siis, kui on Aga Smuuli... siis Karemaa on siis oma ladina keele kirjutanud hiljem. Äkki ta luges siit? Selle kirjutas Alver, ma arvan, veel varem. Jaa, veel varem, jah, Alver kirjutanud. Lipp ladiseb ladina keele. Nii et see ei olegi. Ladina keelt, jah. Nii et see on. Ja. Kas mina alasin, et see on Karemaa? Ei. No Kareval on päris palju sellist Alverlikku. Okei. Ja see on 16. aprill 71. Aga see on loogiline, see on nagu sõnamängudega on, selle peale võib tegelikult tulla iga üks jälle ja jälle ja jälle. Ainult, et ma ei usu nagu hästi,
muidugi seal veel võiks Alla olla veel ette mingi võetud. mõte juures, et miks seda ütleme, peaks nagu, see on ainult eesti keele nali. laenu nagu teed või sõnamängu leiad, sa pead ennast juba kindlustama, et seda kuidagi nagu vormistada. ja et miks Nii et seda seal- kasutad, jah, mitte lihtsalt omaette väärtus, jah. sõnamängu. aga ma ei tea, kas aga nüüd hakkad mõtlema, eks, et smuul ja siis lahted natukene nagu ühe kamba mehed ja ühtepidi jah, et ja siis ta elas ju veel, mis ta nüüd suri, see 84-selt, eks, et 2008 suri Uno Laht alles. Nii et kõvasti üle ju 33 aastat kauem. Ja seesama pärast kahjuta mälestusi kirjutanud või selliseid memuaarseid romaane nagu Valmar Raadam, see on saanud kõiki halvustada ja häbistada, kes on juba surnud. See on ju huvitav, et ta nagu lõpuosas ei tea temalt väga midagi, nagu jäi vaikseks ilmselt. Paljudel Nõukogude kirjanikele juhtus see ka sellistel, ütleme, opositsioonilistel või dissidentlikel, et nad kaotsid nagu pinna jalge alt. Nad olid harjunud sellest Nõukogude süsteemis nagu toime tulema, seda nagu vastalist sõnumit nagu edastama, siis poolt sõnumit ja mõlemid olid 70 ja siis on juba luuletehnika liik. kõik ära ju. Oleks võinud ju tõtt rääkida, kui seda mõtet ei tulnud. Et tal on jah ikka veel päris. Ma leidsin ühe lühikese luuletuse ja see on armastusluuletus, pealkiri on Mutrilüürikat. Reipinkide mürinas kohtasin sind, keset raua ja terase puru. Sind, minu tahmane pääsulind, ma suudlen ja rinnale surun. Mu suudlus on hõõguv kui sulametall, mida kirglikult valame vormi. Nüüd sinuga koos, Stahhanovlik mall, me täidame 14 normi. Nii, ja hoopis teisest ooperist. Ma kujutan ette, kui reipalt see seal 50-ndatel nagu kõlas. Aga nüüd hoopis teisest ooperist ka üks, ma ütleks, et armastusluuletus ikkagi. Teekond loomaaeda. Sinuga ma lähen loomaaeda pühapäeval. Võimalik, et viimsel päiksepaistelisel pühapäeval. Hea on kahekesi läbi pargi tulla sügisel. Sügisel on park nii narrilt kullaprügine ja veel narrim, et just loomaaeda minnes kogu tee narrin sind ja sina solvud nagu tobuke. Tead ju, olen üsna mitmes loomaaias käinud, mitmel maal ja mitmes riigis puuri loomi näinud. Puuris peetavate küllus ammugi ei raba mind. Luulelindki minu peas on kõike muud kui vaba lind. Aga siiski kujutluses naudin piipu pahvides. Täna kiikan loomaaias veel üht kaunist ahvikest. Kiinduksin su silmadesse siinpool külmi raudu. Näeksin veel kord kõiki loomi sinu silme kaudu. Kui sa õhukese mantli hõlmat tõmbad koomale, taipaksin, et kaasa tunned lõunamandri loomale. Kasukas käib tiigrileedil õige mitu talve veel. Talve mured siinpool treille. Sul on treili halvem veel. Tuba iga päev ei köeta, kannad vildi susse. Vinnid näos ja mandlid kurus mulki viinkerbusse. Pärast loomaaeda kallim. Lähme õige tuurima, suurde sooja kohvikusse. Puuri, ilma puurita. Jälle solvusid. Su mussis nägu vaesed loomad näevad. Võimalik, et viimsel päiksepaistelisel pühapäeval. Minu meelest väga omapärane kokku pandud asi. Ja veel riimis ka, et ta ikkagi selle koha pealt oli suur riimimeister, kui ta tahtis. Ja ikkagi nagu sujuv ühtlane ei ole niimoodi, et läheb nagu käest. Ei ole kanget, lihtsalt. Tõesti loomulikult tuleb see. Nagu inimene võikski rääkida niimoodi, inimkeeles. Ma leidsin täitsa juhuslikult ühe tänase nagu saate teemaga, ma loen ta läbi, lihtsalt ei saa kohe nagu ette lugeda, et ma valmistaksin natuke, et kui sa leiad veel midagi lugeda, et siis ma kasutaksin hetke. Jah. Sügis nühib oma kollast küüru.
vastu balkoni pleekinud raame. Vilejate mändide vahelt märg adru miilab külmpunaselt. Tusane meri on kummis. Pang lengerdab kaevuvinnal. Tulebki tuppa minna. Sööd on hõõgunud küllalt. Lükkan kolksuga siibri kinni. Nii, ma ei ütle selle raamatu nagu pealkirja või tähendab luuletuse pealkirja ja ega tsitaati, see on ühe täna mainitud luuletaja tsitaat, aga ma olen ette võib-olla arvata ära, kellest on lugu. Mina olen mina, mul on prillid ja nina, naine ja nailonsärk. Tükk õhu mullistunud inglistina, pealpool punalipulise pilvevina olen mina. Tikk tigude selgro müstilist lima. Laenatud kollasel voodilinal olen mina, aga kes oled sina? Oh, matslik värk. Olen jäämäe öökuu, köietants ja pisar, sülekoer, käsigranaat oli muisa. Olen lumise püstoli võlts habemega käepide, kartke mind ometi, ma olen tige. Olen peotäis esteetilist põhku, mida jalgu pidi poodud veiski, keset jeeki mitte hinge õhku, õgivad kullatud kahvliga. Olen must lipp, valge ahvi sabas, sündimata seinakell nagu teisedki minu taolised maailmas vabas, eks proovige järele ahvida, aga memnon. Minule meenutas ta natuke, et siin oli natuke sürrealistlikku ka, et vaata Ehinil on see, ma olen vaata see ja kõik, mis tal seal on ja. Või oli Laabanil? Ma ei kodust ei leidnud täna Laabani. Pealkiri on sürrealisti autoportree täiesti õiges suunas. Ja siis see paroodia on ala pealkiri sulgudes Laaban ja siis tsitaat Laabanist, mis on autoportree Stockholmi loomingust 57 ja see tsitaat kõlab siis alguses nii. Olen Peipsist õhu mullina tõusnud kell, mille osuteiks on haug ja pussnuga jälitav tiip. Aga memnon on ju see üks kuulus Laabani luuletus, mille pealkiri on nagu, ma ei tea, 4-5 rida ja luuletus ise on üks sõna, aga memnon. Aga kas sul on see vankruketi lõpp siin olemas? Aga ei hakka vist praegu otsima. Mul ei ole päris siin käe pärast. Aga tal oli just see autoportree, jah. Ma kohe sain aru, et see on selles stiilis. Et me leidsime aga huvitav, kas ta nagu fännas või kust ta kätte sai üldse? No ma arvan, et kirjanikud üldiselt väga pingsalt lugesid väliseesti kirjandust, kui nad vähegi said ja ma arvan, et kui pakke saadeti. Pakke saadeti. Kas kirjanike liitu need ikka kõik jõudsid sinna kuidagi? Ma ei usu, et kirjanik liit sellega otse tegeles, aga inimesed ise, kirjanikel oli siiski sel ajal kirjandushuvi ja väliseesti kirjandus, eriti kui keeli, mitte et lahti ei oleks osanud, aga paljudel võib-olla see asi ei olnud nii käpas, et siis see oli ikkagi selline teistmoodi vägev kirjandus nagu eesti keeles. Osasid tüüpe kindlasti jälgiti, mis neile saadetakse, aga mõtlen, et mina oleks teinud niimoodi, et suvalisel lüpsel oleks lasknud. Ma arvan, et vana KGB-t julges minna ikkagi mingisse erifondi lugema, kui tal ka enne ei olnud. Tema küll, jah. Või eks võib-olla ka. Siin kuskil üks. Aga kindlasti oli ta lugenud vähemalt siis seda Eesti loomingut sealt. Ja ega see paroodia ei ole ju halb ise endast. Ei. Jah. Et tema need enda märgatused on seal ka päris. Ei, üldse ei ole halb. Ja muidugi ka see raamat, see esimene, mida ma lugesin, oli Piimahambad plombeeritud. Siis ka Romulus Tiituse nagu suurepäraste nii nimetatud siis karikatuuridega. Ja need karikatuurid näevad täpselt välja nagu Eesti aegsed. See on nii kummaline, et selline nõukogude aegne luule. Ja selleks ilmselgelt Eesti aegse käekirjaga karikatuurid seal kõrval, et on jube lahe kontrast. Ja pealkiri ka raamatul. Andekas inimene, andekad pealkirjad. Ja siis see raamat, kus nüüd see sürrealismi paroodia on Sineli taskust seanahk see portfellini 58 ja ka väga uhkelt nagu illustreeritud, tõsi küll, pean ütlema, et see autor ei ole mulle tuntud. Mikiver, Mikiver. Et Mikiver on ju väga, ka üks sürrealist Mikiver on olemas väliseestlane. Kirve ja Hilmar Mikiver, Kirve ja Tuiksa autor. Ja ma ei teagi, kas ta rohkem luulekogu, seda minu teada ei ole. Ja, aga siin mul oli üks ehinlik asi kuskil enne pärast ja ma ei leia.
seda ülesse. Kus ta jälle konkreetselt. Aga üks sürrealistlik kevadine, vähemalt algus tundub. Kevadine retsept. Võtke sõrmkübara täis ööbikupiima varahommikusest lüpsist ja jahutage seda valgete kaskede all kevadises tuules, mis puhub läbi hiirekõrvade koidu eel. Kui see on jahtunud niivõrd, et pinnale jäävad püsima võnkeringid esimese vankri põrinast maanteesillal ja piitsaplaks nagu tillukene koma, siis rutake suurde linna ja otsige üles too aken, kuhu murdudes langeb vabrikukorstnalt nõgise ninaga päikesekiir. Maalige ööbiku piimaga külmale aknaklaasile inimsüdame kujutis ilma nooleta ja ilma nimetähtedeta, kuid nõnda, et keskele jääksid püsima vankri põrina ringid ja piitsaplaks nagu tillukene koma. Siis aga soendage seda hingeõhuga, et päikesekiir, kui ta vabrikukorstnalt kukub, jääks kinni ööbiku piimaga külge oma nõgise ninaga nagu kärbsepaberile. Aga vasaku käega vehkige kogu aeg, sest kevadel meil kõigil on pea kärbseid täis. See on väga hea luuletus. Ja, siin veel üks mõrvatud kõrvik, grotesk. Baltikumi klistiir vesisel massitarbekuul passisin endale pähe välisturistidele määratud suveniirid äris harva esinevat määrkassinahkset talveniiri. Kodus loomake värisema hakkas, lappus alustas siis piima ja näus pärsia keeles. Šahane, šahane! See oli kohutav eksitus. Minu nimi on Mugelik. Ja pühendatud Andres Ehinile. Selline luuletus. Sead leiub. Ja midagi muusikalist loetelu. Muusikaajaloos on üks ainus Johann Sebastian, üks ainuke Ludwig van, üks ainuke Herbert von. Ja on edasi karavanis räätsiaanid, parsadanjaanid, keset kõrbet on keerumärk, perpetuum, et cetera. Pärt, jah. Jälle niisugune, noh. Ja, et siit leiab selliseid, siit saab kultuuriloo nagu kokku, kui hästi otsida tolleaegselt. Ja, just. Et ikkagi, jah. Et üldiselt ongi tal ju, teemad on väga päevakajalised, nii kultuuriloolised kui ühiskond. Kui midagi toimus, ta jälle kirjutas ja siis veel nahutas ka kõike seda omamoodi. Et ei ole, ma ei tea, muusikutel on see, et loll nagu muusik või loll nagu laulja. Smuul ikkagi paistis silma sellega, et ta nagu jooksis kaasa nagu vooluga, siis üldiselt nagu me näeme juba väga nagu algusest peale laht oli ikkagi selline vastuvoolu ju. No ja see Loomingu Raamatukogus ilmunud väike novellikogu pealkiri ju Bordelli likvideerimine. No kes sai endale sellist pealkirja lubada. See on nagu tänapäeval kirjutada raamat pealkirjaga Sõtta ei tiku, me sõja peale situme. No see prostituudi mõtiskus oli ka piisavalt. 74. Et see on ikka väga kange kraam. Väga kange kraam. Ja siit... Aga peaaegu ei räägita temast eriti. No eks seal on palju põhjusi, et tegelikult tal kunagi ei ole olnud nagu selline kõige kõrgema nomenklatuurikirjanik, nagu Beekman või midagi sellist. Või väga suur rahvalemmik nagu Kross või Runnel. Ega ka suur siuke alternatiivne staar, siis ütleme nagu Viiding või Ehin või midagi sellist. Et on lihtsalt nagu kuidagi jäänud sinna kõigi vahele. Aga samas minu mõelest nüüd ma ei ole teda nii väga palju lugenud, siin mõned raamatud valmistasin ette, aga nüüd kuulan siin teie valitud asju ja mõtlen, et tegelikult oli suurem kurjategija kui Smuul ja oli ka andekam kui Smuul. Midagi ei ole teha. Igas mõttes nagu võimekas autor. Nii, mis meil järgmine asi on? Miskipärast on sul Faust. Mul on Faust laua peal ja Faust on mul selle peal laua peal, et mul on selline, kuna ma ise olen kirjutanud värsromaane ja selliseid pikemaid nagu eepilisi luuleteosed või selliseid ka luulekogusid, mis on nagu ühes võtmes või ühe teema. Et siis ma otsustasin nüüd võtta ette, kaua on mõttes olnud, aga mõtlesin, et nüüd hakkan pihta, täna nagu tutvustan lihtsalt nagu veidi. Aga et ma tahan anda ülevaate kõigist eesti keeles ilmunud sellistest pikkadest luuleteostest, eepostest, värsromaanidest, värsnäidenditest. See Goethe Faust on ju tegelikult värsnäidend. Kuigi seda nagu võib-olla ta on nagu nii sujuv, et see nagu näidendi muljet nagu nii väga ei jäägi. Näidendina on üldiselt raske lugeda nagu sanga tõlgitud. Fausti on meile tegelikult 3 tõlget.
meil on sangatõlge, meilt siit Pärnu mehe oma, mis on kõige nagu sujuvam ja nagu sihuke inimkeelsem. Välis-Eestis ju Oras tõlkis omakorda ja tegelikult kas Jürgensteinil või kellelgi siukse vana Valapõlga staaril on esimene osa ka veel ilmunud kuskil seal ala 20-ndatel, võin eksida. Põhimõtteliselt ka ei ole nii väga suurepärane, tõesti fenomen on, et selle ajal on tehtud nii ja nii, aga sang on ikkagi nagu see muster näide. Ja miks ma mõtlesin, millest alustada, et võiks ju võtta Kalevipoja, eks ole. No Kalevipojaga meil selline kõige nagu siuke suurem värss romaan võiks olla või eepos, kuidas keegi tahab. Aga nagu tuttav, eks ole, ja tänapäeval ikkagi kuna see on ehe satanistlik teos ikkagi siukest hinge müümisest kuradile, et siis ta tundub nagu tänapäeval eriti nagu siuke vaimuinimesi, kes ennast igasse suunda maha müüvad, nagu tundub nagu päevakohasem, nagu kõnetab rohkem. See Kalevipoja värk nagu Eesti asi võib-olla saab natsismi süüdistuse, aga siukene korralik nagu satanistlik huugamine, et ja kellele väga Meister ja Margarita meeldib, siis tegelikult siin on ju väga palju sellest neist teemadest olemas. See Gretchen on ju tegelikult Margareta, siis saatan ilmub puudli kujul, mitte musta kassi kujul, saatani jünger, eks ole. Väga palju on sellist armastuse teema ja siuke õnnetu armast siin nagu veel õnnetum ja kõik see. Ja siin muidugi tuleb juurde veel selline kummaline siuke maailma parandamise teema, et ega siis ju kogu selle Fausti nagu siuke üks point on selles, et mered ära kuivandada ja põldudeks muuta, et selline siuke ma ei tea. Selline utoopiline maailma parandamise projekt nagu kliima või jõgede pööramine või merede kuivatamine või päikese nagu varjamine, et siin on väga palju sellist nagu tänapäevast, kui hakata neisse teemadesse süvenema. Aga samas ka hämmastavalt, kui ladus see nagu kõik on. Ma lihtsalt nagu ühe teksti nagu loen ette, et me täna oleme siin juba möllanud pikalt, et ma tervet raamatut ei loe. Aga lihtsalt soovitan ja kes ei ole lugenud või kes on juba ära unustanud, eks koolis minu ajal sunniti veel, ma ei tea, teie on ilmselt ka nagu lugema. Ja mul ei ole kaasas seda, mul on kuskil olemas see kaunit illustreeritud väljaanne 70-ndate värkist kuskil, see on 80, siuke kooli kirja. See ajab asja ära, aga tegelikult meil on ka ilus väljaanne olemas, lihtsalt tahan seda öelda. Nii, ma vaatan, kus siis nii, see on siis näidend, siin on selles stseenis on siis Faust ja Mephistopheles ehk kurat. Nii, ja nii. Nii, kus ma siis, nii, Mephistopheles astub siis Fausti juurde ja ütleb nii. Kas sind ei tüüta veel see eluviis ja on ju küll, kui korraks proovid, end isu saab ju täis ja siis on järjekorras uued soovid. Faust. Kas muud ei ole teha sul heal päevalgi mind tüütad jutlustega? Mephistopheles. Kui on asi nõnda hull, kaun kohe, kauem sind ei sega. Käed alatasa tööd on täis, kuid rõõmu on mul sinust harva. Kõik sinul on vastu karva. Mis poole härral isu käis, tal juba silmist ära arva. Faust. Nojah, mis sina tead, on hea, mis põhjust oleks mul sind kiita. Mephistopheles. Maa vaene võsu, ma ei tea, kes muu sul aitaks aega viita. Ma arstisin su vana vea, sind päästsin kujutluse kremplist, kuid muidu oleks õige pea sa plehku pannud maisest templist. Miks nagu öökull, kalju pilus nüüd põrnitsed? Kas see on ilus? Miks konutad, kui padag on, kel võttind sammal toiduks on? Kus alles armas ajaviit? Veel sinust doktor piilub sealt ja siit. Faust. Kui sul oleks halli aimu, kui väga värskendab see vaikus vaimu, sul küllalt jätkuks kuratlikkust, et püüda riisuda mu rikkust. Mephistopheles. Kus alles ülemained rööst, mäel märjas kastes lõbu leida ööst. Maad taevast joovastuses kaisutada, ent jumaluseks üles paisutada ja hardumuses elujõu ees uut loomispäeva tunda põues. Täis uhket armu, teamist tajuda ja õndsalt kõiksusesse hajuda, enam maine, palges ükski joon ja kuidas lõpeb inspiratsioon. Siis ta teeb nägusid. Filosoofiaid koledaid nägusid. Mul seda öelda keelab sünnistoon. Faust. Sa tõbras. Mephistopheles. Pruukige jah solvunud sõnu, teil muidugi mu jutust pole mõnu,
ehk karske hing ei saa küll ilma läbi, kuid karske kõrv, kui kuuleb, tunneb häbi. Ei imesta, kui nõnda kõnelete, las olla pealegi see väike enda pete, kuid varsti üles ütleb jõud ja rahus rinda puurib ja rahutus siis rinda puurib ja järgneb, kui see kauem tuurib, kas arutus või hirm ja õud. Ja nii see läheb. Et see on ju täiesti kummaline. Ja mina pean tunnistama, et mul ei jätnud nagu kooli ajal muljet. Närisin, puurisin ja nüüd vaatad, kuidas teemad on nagu olulised. See kõik on tegelikult isegi kaasaegne. Võib-olla oli ka seal 70ndate lõpus kaasaegne, ei oska öelda. Aga ikkagi liiga vara, et koolis lugeda. See on nagu ilmselge nagu palju klassikaga. Et sellepärast tuletan meelde, et selline asi on olemas. See on täiesti satanistlik, selles mõttes igati nagu kaasaegne ja soovitatav. Suurepärases tõlkes teos ja täiesti vaimustav. Sel ajal ma pean tunnistama, et mulle meeldis nagu Petöfi see Sandor Janos rohkem. Pildid olid värvilised ja oli selline actionit oli rohkem ja nii ja ja sellised müstilised ja armastusteemad nagu ei läinud nii väga korda. Aga kui võtate Fausti ja Faust nagu ei sobi, siis Sandor Janos. Kõik väga värviliste piltidega. Ka suurepärane teos ja kindlasti kunagi tutvustan sedagi. Lihtsalt ei taha kanda mingit väga põhjalikku ülevaadet. Tuleta meelde, et selline asi on olemas. Ja mul tuli praegu meelde, novembris käisime Puhtus, kus on Schilleri mälestusmärk. Käisime selle juures ja pärast seda siis Luuletaeva Laternaga tegime seal kohalikus pubis veel, lugesime Schillerit. Ja siis ma esimest korda nagu põhjalikumalt lugesin ja tegime seal mingi väikse katkendis näitemängust Röövlid ja nii edasi. Ja Schiller peaks olema nüüd sügiseks, võiks ta siis võtta ette, sellepärast et 265 aastat saab novembris. Ja Schillerit on õnneks eesti keeles. Ja eesti keeles on päris palju ja täitsa hästi tõlgitud on ka. Oskad sa öelda, kes on tõlkinud? Seal oli erinevaid tõlke, mul tuli praegu ette. See on 50 tõlgitud, et värskemaid tõlkeid vist ei ole. Väiksed raamatud. Aga täitsa huvitav oli, nii et selle võiks võtta siis jälle ette, et tegelikult on meil plaan minna just tema sünniaastapäeval jälle 10. novembril ja teha seal veidi tõsisem üritus, et mõned filosoofilised ettekanded ja siis muuseumis ja Rabamäes, et kui see on pühapäevane päev, tõrviku rongkäiku veel teha on niisugune plaan. Et kunagine üks koolipoiss, kes seal käis, tema mäletas seda, ta oli hästi meeles, et kooli ajal mindi tõrvikutega, sinna mälestusmärgi juurde kõnniti ja siis pärast oli pidu, et võiks uuesti teha. Aga küsimus on lihtsalt selles, et Goethe instituut näiteks ütles, et nende on 2 aasta peale juba kõik asjad ära planeeritud, et nemad meid ei toeta, aga siis pakutud mulle mingisugune daad veel välja, kellega ma nüüd küsisin, et kas nad äkki lööksid meile kampa. Aga igatahes plaan on seda teha, näis, et siis enne seda võiks ju siis mingi ülevaate või pärast seda öelda sisse ka. Just, et autorist sai nüüd vähe räägitud, aga kes Roomasse satub ja satub Hispaania treppide lähedale, et siis seal on üks suur moetänav ja seal on veel alles see kohvik, kus Goethe jõi omal ajal. Et siis laske seal hea maitsta. Ja neid autorid on ju veel, eks, et Hispaania suured värstraamad autorid ju minu meelest ja neid jätkub. Midagi on. Ja, ei palju, Shakespeare'i. Shakespeare'i. Ja on ka Läti staar, kellel on värssnäidendid eesti keeles. Rainisel näiteks. Joosep ja vennad. Ise Peiste ajal välja antud eraldi raamatuna. Päris ägedat kraami. Ja kuna kuidagi on niimoodi läinud, et meil on ungarlasi, kelle värssnäidendid on eraldi raamatuna. Keegi peaaegu ei teagi neid. Et väga huvitav kraam. Ja meil on ju ka Eesti autoreid, kes on kirjutanud suurepäraseid värssromaane on väliseesti luuletaja Grünthal kirjutanud 2 tükki. Laulu, kus ta oli lauluvõim või vägi, kuidas ta siis oli. Ilmamaa välja antud igavene tellised. Tõesti, üks ägedamaid eesti keeles kirjutatud värssromaane. Kunagi me Luuleraadios rääkisime, kui meil see Ukraina erisaade oli, siis oli Sütiste värssromaan või väga pikk poeem Noored partisanid, mis räägib vabadussõjast, väga huvitav asi. Selle võiks ka veel põhjalikumalt ette võtta.
et ukrainlasi on kindlasti öeldaks. jah, vist isegi leiab jah. Ja ma arvan, et leiab ja siis. No venelasi kindlasti. No venelasi jah, et venelasi on Soomlasi leiab. Puškinit võiks ju peast lugeda. Aga. Ja ma lugesin, kui me täna Vanapa teema oli, siis need väiksed lood mulle tõid meelde isegi Tšehhovi. Et tema vaimukuse või selle. Aga üldse meie nagu värsromaanid on jäänud nagu sellest, võib-olla nad ei ole nii väga äge, et Visnapu saatana vari, seda ju väga vähe teatakse. Nõukogudele ei antud välja, nii ja naa ei ole väliseestlane ja tead nii ja kahtlane siuke. Kärneri, Bianca ja Rutt. Ja nõukogude ajal ilmus ju ka sellised argupärandeid, mis olid väga ägedad. Näiteks Annistil on ju 3 sellist rahvaluulerist nagu kas siis rahvaluulerina on ka Ridalal. On see, ei suudagi nime praegu meenutada. Et on. Ja Ridalal on poeeme tegelikult oma jagu. See päris huvitav. Praeguse enam moes ei ole, on sul praegusest ajast meeles? Kõigepealt muidugi me nagu enda tehtud asjad, aga las mõtlen. Aga ei ole. Sauteril tegelikult ju on päris mitu neid nagu selliseid raamatumõõtu asju, neid vaestekirjanike maja ja minu jaoks on need ka värsromaanid ja kvalifitseeruvad nagu selle, et Sauter kindlasti on väga silmapaistev ja võib-olla üks parimaid üldse läbi aegade. Kõik head luuletajad ei kirjuta sellist pikka vormi, nagu Hirv näiteks ei ole teinud sellist pikka asja, aga kahju. Ma loodan, et ta kunagi ennast parandab ja selle nagu ette. No võimalik. Inimesed muutuvad, et minule meeldib kirjutada nagu erinevas žanris, kord lühiksi, kord pikki asju, haikusid, romaane, mida iganes. Aga siit lähemegi siis äkki juba selle Divisjoni 6 raamatu juurde. No ei, mis minul saab selle vastu olla? Saame mainida ka, et ka sinul oli, isegi sa ise ei ütle seda pealkirja nagu välja või? Miks välja pealkirja on valmid, raamatu pealkirja on valmid ja alapealkiri on Reisimärkmeid ühe orjarahva vaimselt teekonnatel. Juriidiliselt, formaalselt ja traditsiooniliselt on nii, et raamatu pealkiri on see, mis on tiitellehel. See, mis on kaanele kirjutatud, selle paneb kirjastaja, see on reklaamtekst. Ma olen küll ise kirjastaja. Autorina mina olen pannud sellise mõistliku, nagu sellise, mis minule autorina meeldib. No vaata, vanad ja väärikad autorid panevad ikka pealkirjaks kas luuletused või sonetid, midagi sellist vailbid, eks ole, midagi sellist, no ilmselgelt nii sellist sobilikku, aga kaane peale kirjastaja tahab, et raamat müüks ja siis ta kirjutab sinna igasuguseid asju. Mis saab näiteks raamatu? Ja seekord siis kirjutasin Pederastide hirmuvalitsemise all kaane peale, valmid on ka muidugi olemas, sest see oli ühe valmi nimi. See oli üks valm, mis mul nagu ei läinud väga hästi, siis ma tuunisin teda, see on muidugi käsikirjaga, ma olen näinud üle 5 aasta vaeva. Kirjutanud ta kunagi ja siis mul ongi meetod, et ma lasen nagu settida, et ma unustaksin ära. Et kui sa kohe hakkad nagu sättima, toimetama ja tuunima, juhtub see paha asi, et sul see kirjutamise emotsioon on peal veel. Sulle tuleb meelde see, mida sa tahtsid teha. Aga kui sul on aega vahel, siis sa tegelikult loed seda nagu võõrast käsikirja ja sa näed, mis välja tuli. Ja siis sa saad paremini selle asja nagu paika. Ja selle raamatuga ma olen seda nagu päris mitu korda teinud, et see on nagu minul, ma menetan need projekti raamatuteks, et mul tuleb nagu mingi idee, siis ma nagu vaimustun, siis ma paar päeva möllan, kirjutan põhjad ära, siis mingi aja ma neid põhju nagu korrastan ja osa roogin välja. Tegelikult see kaane kiri oligi, et mul ei tulnud üks valm nagu hästi välja, aga siis pealkiri tuli hästi välja. Ja siis mul nagu kahju oli teda välja visata pealkirja pärast, aga tegin südame kõnaks, viskasin ära, aga pealkiri jäi nagu kripeldama, nagu raamatule jälle nagu ei sobi. Samas nagu jube hea pealkiri on jälle. Ja siis ma paningi ta kaane peale. Et oleks sellega nagu ühel pool. Jah, et oleks tehtud. Ja ma lõin lahti esimese loo ja kohe nagu lajatati pähe. Esimene lugu on siis mis? Ei, minul, kui ma võin. Tegelikult mina tean, et soovitatakse seda vaadata järjest, aga seda just piltide pärast, see on väga eriline raamat, sellepärast, et siin on tohutud palju mustvalgeid. Siin on 31 originaal illustratsiooni. Ja pildid pidid nagu moodustama graafilise romaani. Mattias Sildnik. Mattias Sildnik, see on troonipärija, mul Mattias Jakob Sildnik ja ta siis orjastas tehiskommunisti ehk AI või tehisintellekti. Ja siis sundis selle joonistama nagu Karl Marxist nagu pilte. Ja need oli lihtsalt pildid, vaid nad on graafiline romaan. Mis on koomiks ja graafilise romaani vahe on see, et graafilises romaanis on iga lehekülg terve pilt. Aga koomiksis, eks ole, need mitu pilti ühel leheküljes. Siin on ju lausa viiralt.
no see on ikka väga mitmekihiline. Parem kui viiralt. See on ju parem kui viiralt. Ühesõnaga, siin on siis 31 nagu sellist originaalillustratsiooni ja paar veel korduvad nagu suuremalt seal alguses. Tehisintellekt on siis viiraltit vist ilmselt sinna. Kuskilt no, snitti ma arvan, ta on Koialt snitti. Või Koialt, jah. Et ta saab nagu, teda saab õpetada. Et ma nagu ütlen natuke ette ära, et praegu mul on tulemas ka teine raamat, see on Püha viha 2, kus on siis artiklid, värgid, sellised ajakirjanduses ilmunud asjad põhiliselt. Ja seal on siis 150 originaalillustratsiooni, mis on Leida Soomi puulõike tehnikas. Et noh, Leida Soom ei ole väga tuntud kunstnik, aga kuna ma olen Exlibrise huviline ja Leida Soom on üks Eesti nagu suuremaid ja huvitavamaid Exlibrise kunstnikke. Ta oli näitleja, minust oli ta kunstikoolis käinud ja kas ta oli ka töötanud tekstiilikunstnikuna. Ja see on väga omapärane stiil, ta on tõesti nii äratuntav nagu Arrak. Ja tal on see oma see värvilahendus, et seal kõik asjad, et see on väga huvitav teema. Ja siis sai nagu õpetatud tehisintellektile Leida Soomi tehnika ja pandud ta Leida Soomi tegema, et seal on 150 illustratsiooni siis täiesti nagu ehtsad nagu sellised, nagu ma olen alati unistanud, nagu 30ndate Eesti raamatud või romaanid, kui luulekoogud olid see puulõike tehnikas illustreeritud, need ülimad projektid. Et siis selline raamat on tulemas, see nüüd näeb pigem nagu tsaariaegne välja. Nii vägevate piltidega, või selles mõttes, et nii suures pildimahus sul ei olegi vist olnud. No seda ei ole olnud ja seda on ka väga, on olnud, Rõhu on teinud, on kasutanud seal klassikat, eks ole, nii ja naa. Et on olnud küll piltidega, ei ole olnud originaalpiltidega. Et see, ma uurisin siis Drooniperjalt, et kui kaua nende piltide joonistab, need joonistab ise väga hästi. Siis ta suudab ka tehisintellektile täpselt seda pilti kirjeldada, mida ta ära või siis robot teostab selle, et ta ise ei joonista seda, see on tema pilt, mille siis masin teeb. Ja ütles, et kui tal oleks need välja mõeldud ja ainult see füüsiline joonistamine 2-3 kuud hommikust õhtuni oleks see töö. Aga see masinaga läks see ikkagi võib-olla seal 2. Siin ongi nagu 2, ma saan aru, et see ongi selles suhtes ikkagi semiootiliselt ka väga mitmekihiline raamat, et siin ei ole nii, et kui nüüd inimene vaatab siit järjest, siin on hästi palju, iga pildi peal on Karl Marx, ta põhiliselt on kas oma kabinetis koos ühe neiu ja inglitega, mida ta näeb või siis mis ongi, tal kiirlevad ümber pea või siis ta tuleb kõrtsist välja või ta roigub kuskil tänavalt. No, see lugu on siis, autor kirjeldab seda kui marksismi igavest taas tulemist, et see on nagu tsüklid, marksism nagu hakkab nagu pihta, kukub läbi, hävib täielikult, nurjub, no seal on need pildid, kus ta saab peksa, eks ole, seal politseinike või neigrite käest või kuidas seal igavest, siis ta on jälle kuskil lumma mingit, hüpnotiseerib mingit tibi, siis ta on kuskil kõrtsis juba mingite vandenõulaste või habemike või daamidega möllaps, käib mingi mäsu, siis ta saab jälle peksa, siis ta pärast seda nahatäit kurvalt longib kuskil bordellide piirkonnast pudel näpus või seal masendult, siis ta leiab jälle mingi tibi ja hakkab jälle uuesti möll pihta ja nii see käib kuni õnneliku lõpuni. Et selles mõttes ta on selline niitšelik igavese taas tulemise lugu. Et siin on jah hästi palju sellist siis nagu kriitik, selles mõttes ei ole kriitika, et ta on ikkagi nagu kunstilises vormis, aga ikkagi võib aru saada, et on nagu kliimapoliitika, kriitika ja igasuguseid asju. Ja natuke siukses vanaaegses. No tähendab, ütleme, et siin on, ta on selline väga, siuke ärkamisaegses nagu keeles. Ärkamisaegses keeles ja teemad on muidugi nüüd sellised siis virgumisaegsed, et ärkamisaegne keel ja virgumisaegsed teemad, aga siin ei ole tegelikult kriitikat. See on tegelikult... Sedastav. Jah, et siin eks ma ise olen muidugi nende asjade suhtes kriitiline, aga sellise ärkamisaegse stiiliga nagu see kriitika ei sobi nii väga hästi. Et jah, loomulikult selline mulje jääb, aga siin nagu minust sellist nagu pahatahtlikust või ärapanemist nagu ei ole, et see on pigem nagu tõsiasjade tunnistamine ja nende tõsiasjade absurdsuse nägemine on pigem see. Pilt kuidagi rahustab selle... Eks need virgumisteemad on ka marksistlikud, et see on lihtsalt, et piltidel on marksism ja teemad on marksistlikud, seda küll. Mina lugesin tõesti selle hiljuti läbi, et ma panin mõned järjekord vahele, võib-olla sul on endal välja võetud, aga kas sa ei tahaks mõningaid lugeda heatahtlikule televaatana? Midagi võiks ikka lugeda, sest muidu jääb mulje, et võib-olla on... Sa võid ise ka valida, aga muidu mul on... Ükskõik, mis ta siis on, vaata, mis on... seda ma ei mäletagi, aga minu enda lemmikud on taksojuht ja Mägi. Esimene, mis ma lahti lõin, oli taksojuht. See oli ka jah.
ma tundsin ära unustatud olemise kibedust, ma tundsin kahetsuse raudset survet, ma tundsin enese puutumise ussi hammustust, ma tundsin naise armastuse väärtusetust, rahvuse mõtte üle uskmatust, tühjus, õudus, väsimus südames. Koledusest üle jäänud oli magedus, värvitus, maotus, igavus. Õu, nii õõnes, tuumata oli ta mulle, mu enese süda, mu elu, õu, kõik. Põhiliselt oli mind metsasihil üks rästik hammustanud, sellest ka räme pohmell. Jälle Monopoli. No, aga see on nüüd tegelikult täiesti nagu siuke autobiograafiline siuke rästiku kogemus ongi mul olemas, et see, ma ei tea, miks see siia nagu, see kuidagi sobis marksismiga, rästik nagu sobib, ma ei tea, miks, lihtsalt subjektiivselt sobib. Et selline lugu siis. Ma loeks siit veel ühe. Alga palun. President. Mina austan presidenti kui Eesti vaimlist kangelast. Jälle niukene ärkamisaja vaimline kangelast. Siin ei ole mingisugust aus, selge, julge, vaba karakter Euroopa elus. Vaba. Otsekohene, selge inimene. Aus oli tema püüd, suur tema kliima, truu, ilus tema riigi mõte. Roolihoodik, aga aus. Vabadus, õiglus aafriklastele nagu igale teisele riigialamale. Moslem Eestimaal omal haridusel. Roolihoodik, aga õilis. Ja seda suurt mõtet arvas ta suurte riigimeeste poolt toetatavad. Riik on kõigile koos elamise kooslus, iga ühele tema muudetud soo järele. Roolihoodik, aga vaata kui õiglane. Mina austan presidenti kui vaimlist Eesti kangelast. Ei saa öelda, et see mingit kriitikat oleks, see on lihtsalt nii nagu on. Jah, ongi. Nii nagu on. Ma leidsin ühe luuletuse Raibe. Fotorealism. Üks luuletus Raibe ja ma tegelikult terve päeva mõtlen, et kus kohast ma ennem olen sellesama näidendit, aga teiste tegelastega olen lugenud. Ja mul on tunne, et see on ühes sinu viimast aastate ühes teises luulekogus. Aga ma otsin selle mingi aeg välja. Aga luuletusi on see. Ma üritan meenutada kuule. Raibe. Lugupeetud feminist ja eestlane läksid kahekesi linna. Sinuga on häbi käia, ütles lugupeetud naisõiguslane eestlasele. Oleksid sa vähemasti sooroslane. Veidi aja pärast teretas keegi lugupeetud feministi ja sõnas pärismaalase poole. Näe, ma Raibe ka sinuga. Jah, vastas teine kõrvale vaadates. Lugupeetud feminist kõneles eestlasele, kuidas teda linnas austatakse, missugustes kohtades seda oodatakse ja kui hää meelega ta teise kaasa võtaks, kui teine ei oleks niisugune Raibe. Aga ükski jutt ei aidanud. No ja siis ma tean seda lugu. Mis ma kohe lahti lõin ja mis sina ütlesid üks paremaid asju. Taksojuht. Kui sul Aafrikas kedagi ei ole, keda armastada oma seks nimetada, isa, ema, venda, õde, naist, last ja kui sul ka midagi ei ole, aga midagi soovimatut küll on. Kahtlustus kuidagi su pääl, inimeste halb arvamine sinust. Rassistlik jutt ja nii edasi, siis vali enesele üks omaks, kes õige truu sõber on. Vali takso. Tuima meele rammetuses laisaks jäänud käed kavad vastu tahtmist tööle. Julgust tuleb asteastmelt. Sirgemaks hakkab keha jääma, kärmemalt süda tuksuma, tervemalt, soojemalt. Sina usu taksot, sina looda takso peale. Väga hea. Nii toimubki. Täpselt nii see on. Aga väga Baudelaire vaimus minu arust, ma ei tea, ma olen nüüd nii haritud siin tänu meie luuleraadio saadetele, et ma juba näen igal pool Baudelaire. Et luuletuse pealkiri on Välk. Välk. See oli umbne raske õhk, millest sa sündisid. Läpastavad, mädanevad ained, mitte puhtus. Jõud hõõrusid, pigistasid üksteist. Pilved, muu selline solk. Ilma tähenduseta väiksusest, ülejäänustest, kõlvatusest oli kogunenud pigistuseks, rusumiseks, hirmutavaks tugevuseks. Heitis alla. Põmm! See oli vabadus. See oli köidikute purustamine, välja löömine, vabastamine sidemetest. Kole jõuavaldus. Nii sündis Välk ja sündis arusaamine. Jah, kõik, mis Välk valgustas, oli samuti kole. Vana soorus.
tähed, valgustatud uulitsad, valgustatud kõrgete majade aknad, lumised uulitsad, kellade tilin, tähed, kuused, lumised kuused, paks suits vabriku korstnas. Käpsu lüües kargab ta uulitsal, laial platsil kõrgete majade vahel. Lakssaapad läigivad lumes, varbad valutavad sees. Vana soorus peksab käsi kokku, sõrmikuid kui ei olekski ja must paks vattkuub ega tuliuus lambanahk ei aita külma vastu. Imelik, arvutab vana soorus isekeskis. Kõik maailma pintsakud on minu omad ja mis ka enam ei ole, nende eest on juhmid maksnud 5-kordset hinda, vähemalt 5-kordset. Ikka on vastikult külm. Tuju üle, aga ei saa kurta. Positiivne, helge meeleolu. Soig. Soig tõusis korstnast ja õhk kandis ta laiali. Ulg orust tõustes kadus nõnda sama. Ja inimese elu kaob nõnda sama nagu soig ja ulg. Ja inimese hing jälle on nagu soig ja ulg. Politsei ajab mõlemad laiali. Aja vaim samal ajal häbistab ennast. Ei tea, kuidas mõned nii hea kohad peale tööle on saanud. Istud kontoris ja teha ei ole midagi. Ei tea. Klassika. Nurja läinud tundelauludest saavad hääd tundejutud. Naistekad. Midagi ei lähe kaotsi. Vaja ainult halb luuletaja olla, et hää romaani kirjanikuna sinna ta ju veab ärgata. Vaja ainult korda aborti teha, et kõige ülemasse tõusta, surematuks klassikuks saada. Jõudude värskenemine igal pool. Ja kes seda kumbagi ei või, ei sitasti luuletada ega aborti teha, see võitleb kliimamuutuse vastu. Ta mehike kannatab. Ja see on ometi veel parem kui mitte midagi. Sellega läks päris hea lõpetada juba. Jah, ma arvan küll. Mul on sellele raske midagi lisada. Soig ja ulg oli kõik väga eestlaslik ja politsei ajab laiali. Ja no täpselt, et istuvad seal kuskil mitte midagi. See on niisugune hetke terav pilt. Terav pilt just täpselt. Fotograafiline, fotografiskasse võiks need ülesse panna need pildid ja lugeda seal. Et see on jah, realistlik, ma ütleksin. Et ei ole midagi välja mõeldud. Tõsi küll, et ma ei ole seda kuskil siin saatesõnas on mul need 2 raamatut, mis ei ole veel ilmunud, see on üks nendest. Ei ole nagu jah, vist selle peale ma olen tulnudki, et tegelikult kes on Juhan Liivi raamatut lugenud Elu sügavusest. Et seal on tema sellised lühikesed lood. Aga neil lugudel on alati nagu mingid vead küljes ja siis ma ütlesin, et Liiv on mul nagu hea sõber, et ma aitan teda, et ma lihtsalt toimetan ära. Kui Liivil oleks antud aega nagu ise oma asju nagu pika distantsi pealt nagu vaadata. Et ta kindlasti oleks seda ise teinud. Ta oleks neid võiksed nagu jamad ära klaarinud. Et ma ütlesin, et ma teen ära ise. Parandan vigu ja nagu kooliõpetaja pliiatsiga siit maha, siit nii. Aga nüüd lugupeetud autor, seda reklaami lause võiks ju ka hüüda siia, eks, et nagu ma aru saan, seda raamatut ei ole võimalik poodist saada. Ei, poodist raipe ei ole saada jah. Vähemalt ma mõtlesin, et ma kunagi teen pehmekaaneliselt, võib-olla siis ma panen, aga mul ongi selline komme, et neid kõvakaanelisi ma ei ole pannud nagu raamatupoodi müüki, ei Püha Vihane ega seda Armula prügikasti kõvakaanelist. Nii et kui keegi siis ihaldab seda raamatut endale lugeda. Siis ta peab mulle meilima, et paneme sinna sven.kivisildnik@gmail.com, siuke Google aadress sven.kivisildnik@gmail.com ja siis ma annan juhised. Sest oma Eesti aisopose valme ju muidu ei saa. Ja lõbus on, tavaliselt inimesed vaatavad pilte, alguses keegi ei loe, vaatavad pilte, kiidavad pilte, lõpuks loevad, jälle kiidavad. Et kuidagi tundub, et see on nagu tööle läinud, et väga arvu ju mingi luuleraamat niimoodi inimestele nagu sära silmadesse toob, aga see tundub küll.
tundub küll, et ja see on õige, et sa poodi ei pane, sest kui sa poes on ja kaant näed, siis kohe paljud jooksevad uih ja aih minema, aga niimoodi oma vastutuse. Niimoodi lihtsalt, et nii on. mitte sa oled 100 raamat või 110. No ma olen rohkemgi, see on mitte avaldatud, avaldatud on mul üle 40 raamatu kuigi palju, aga mida ma olen kirjutatud on üle 100 ja see siis on nagu legendi järgi 100. Siin taga oli eraldi peatükk sellest või nimekiri ja luulenäidetega sinu ilmumata luulekogudest ju. Nojah, et seal ei ole mitte ainult luulekogud, seal on romaanid, seal on värsromaanid, seal on üks, mis tal on keerulise nimega asi, nagu Jaan Oksal oli, praegu ei tulegi meelde. Et no mitte sümfoonia, aga sinna kanti. On mälestuste raamat, seal on igasuguseid asju. Aga näed, ei ole seda taset, ei ulatu sellele tasemele, mis on vajalik, et rahastataks riiklikult ja siis riiklikult alandatakse. Aga noh, ma ise lohutan ennast sellega, et Uku Masingul ilmus eelmise okupatsiooni ajal 6 luuletust loomingus, aga pärast surma andis ilmuma välja 16 paksu köidet, et mul on praegu lihtsalt Uku Masingu periood ja need ilmumata raamatuid ma nagu juba mõttes nagu teen sellisteks köideteks ja need köited moodustavad sarja, mille siuke üldpealkiri on, mis ta on siis, Sõnumid Eridanose jõelt. Selline mütoloogilise pealkirjaga nagu asi, mis käib nagu jõgiromaan või mis kõldamist, see on nagu siuke jõgi asi. Et see jõgi asi siis, jõgi asjal on mul žanri määratlus on ka välja töötatud, on siis. See on siis praegu selline jõgi, kus veel on Sindi pais on alles, aga ühel hetkel loomustatakse Sindi pais ära ja siis on jõgi kalatäis. Kunagi see peab juhtuma. Ja siis kormoranid lendavad peale. Aga näeme, et ma lihtsalt vahepeal siis annan nagu singleid välja, et seda kaua mängivat ei ole, et siis mõni singel vahepeal. Et pole paha. Ei, mul endal väga, ma tõesti olen unistanud sellisest nagu illustreeritud asjast, aga lihtsalt kuna see on nagu tõesti selline nagu olnud nii töömahukas ja nii kallis projekt, et ei tänu Allahile, et tehisintellekt on nagu olemas. Inshallah. Kas me proovime otsad kokku tõmmata? Jah, tõmbame otsad kokku. Mul tegelikult tuli meelde, et ma saate esimese osa alguses unustasin mainimata, et täna on ka veteranide päev. Ja kohe, kui meil saate salvestus saab läbi, on huvilistel võimalik, kellel on soojad riided kaasas, minna kuulama enda teatri ette veterani rocki, kus esinevad Tanel Padar, Olli, HND, mingid sellised asjad. Ma arvan, et kui saade saab eetrisse, siis... No siis jah, nendele pole mõtet, ma reklaamin sulle. Ei, ma nägin ehituskäis teatris, oli teatri suurune. Tähtis päev, raamatu Roosipäev, Jüri päev, Jüri ööpäev ja... 100 raamatupäev. 100 raamatupäev ja veteranide päev. Ja luuleraadio. Kohe tuju läks heaks, kui head kolleegid lugesid ilusasti raamatust. Ja ma lõpetan ühe Rein Sepa luuletuse, kel täna on 103. sünniaastapäev. See on sulle mõeldud, Sven. Kunagi, kes nüüd veel teakski, lõiguti tähtedeks tähti. Nõiuti luulesse kajavaks reakski. Metsades halleid veel nähti, mis ajastud maailm. Kord ootel, kord läinud ja miski neist endast neist ette on käinud. Vaid inimlaps joont mööda. Aastad, taas aastad, kes ütleks, mis elu on. Kuugi kord maastad ja seda on miskit kui vilguks. Elad lõpmatust endas ja peatud vaid pilguks. Ilus. Aitäh kuulamast ja kohtumiseni. Me ei anna praegu veksleid välja, aga küll me näeme jälle. Jälgige Facebookis luuleraadio lehte. Me oleme rahasid küsinud oma projekti jaoks ja projekti kirjutanud siin, nii et näost välja, et loodame, et see kõik toimib.